Tere tulemast tänasesse tundi. Tänas räägime sellest, mis on molekul ja mis on molekulvalem ning liht- ja liitainetest. Kas suhkrut saab purustada kui tahes väikesteks tükkideks või tuleb kuskil ette see piir, millest veel väiksem tükike enam ei ole suhkru moodi? Ei ole enam näiteks magus. Jah, see piir tuleb ette ja seda kõige väiksemat tükikest, mis maitseb veel suhkru moodi, nimetatakse molekuliteks. Ja me hakkamegi rääkima sellest, mis asjad on molekulid ja kuidas neid kirjeldada. Nii et molekul, näiteks suhkrumolekul, on siis kõige väiksem tükike, mis on suhkru moodi, on magus ja mis lahustub mõnusasti vees. Kui me räägime veest, siis veemolekul on see nii-öelda kõige väiksem tilgake, mis on vee moodi lõhnatu ja maitsetu toatemperatuuril vedelas olekus. Need molekulid on muidugi nii üli väiksed, et me ei näe neid ega me keel näiteks seda suhkrumolekuli maitset ei suuda tunda. Aga kas molekuli on võimalik jagada? Jah, molekuli on võimalik jagada, aga sellisel juhul kaotab ta endale iseloomulikud omadused. Näiteks veemolekuli saab lõhkuda 3 väikseks osaks. Veemolekul koosneb nimelt 3 aatomist, 2 vesinikuaatomist ja 1 hapnikuaatomist. Aatomid, millest me rääkisime eelmises tunnis, ongi molekulide ehituskivid. Aatomitest saab kokku panna siis erinevaid aineid, mida me tunneme. Suhkrumolekul koosneb siis sellistest ehituskividest nagu vesinikuaatom, neid on 4 tükki, hapnikuaatomid, mida on 2 suhkrus ja süsinikuaatomeid, neid on ka samuti 2. Nüüd on sul selline ülesanne, et kirjuta vihikusse 6 aine nimetused, vingugaas, hapnik, vesi, maagaas, lämmastik ja süsihappegaas ning kirjuta iga aine taha, millistest aatomitest see molekul koosneb ning palju neid aatomeid on. Esimese näite teen sinuga koos ära praegu. Vingugaas. Ja siin on näha tema molekulmudel. Ja siit molekulmudelist on näha, et ta koosneb sellistest keemilistest elementidest ehk sellistest aatomitest nagu süsinik ja neid on 1 ning hapnik ja neid on samuti 1. Nüüd panen video pausi peale ja kirjuta ära ülejäänud molekulide koostis. Nii, ilmselt tulid sa nüüd tagasi sellest harjutusest ja vaatame koos üle, kas sa said vihikusse õigesti kirja. Järgmine aine on hapnik. Õhus olev hapnik esineb alati hapnikumolekulidena. Üliharva võib näha siin, mitte näha, vaid õhus võib olla üksikuid hapnikuaatomeid, aga see, mis me sisse hingame, suuremas osas on molekulide kujul ja 1 hapnikumolekul koosneb 2 hapnikuaatomist. Nüüd siin on veemolekuli mudel. On näha, et see koosneb 2 vesinikuaatomist ja 1 hapnikuaatomist. Siin on maagaas. Koosneb siis 4 vesinikuaatomist, 1, 2, 3, 4 ja 1 süsinikuaatomist. Lämmastik. Samuti õhu koostisosa. Koosneb 2 lämmastikuaatomist. Siin võib-olla sul tekkis selline küsimärk, et lämmastikumolekul koosneb lämmastikuaatomitest. Ja lämmastik kui gaas on sama nimega nagu aatomid, millest ta koosneb. Ehk lämmastik, see gaas, mis meil siin õhus on, mida me ka sisse hingame, see gaas koosneb sellistest aatomitest nagu lämmastikuaatomitest. Süsihappegaas, samuti õhus olemas. See süsihappegaasi molekul koosneb siis 2 hapnikuaatomist ja 1 süsinikuaatomist. Aga liigume tänase tunniga edasi. Lihtaine ja liitaine. Lihtaineks nimetatakse siis kõiki selliseid aineid, mille molekulid koosnevad nii-öelda ühesugustest ehituskividest ehk ühesuguse keemilise elemendi aatomitest. Siin on toodud võrdlus. Lihtaine on nagu see, kui ma annan sulle ainult ühesugused klotsid, millest sa saad ehitada. Ehitad aia või ehitad
kas või maja, aga aknaid, uksi midagi ei ole. Ühesugused ehitusklotsid. Liitaineks nimetatakse siis kõiki neid aineid, mille molekul koosneb erinevatest keemilistest elementidest. Siin on toodud siis võrdluseks selline Lego klotsidest ehitus, kus on juba sul katuseklotse, aknaklotse, punaseid klotse, aiajupid, lilled. Ja siin on näha veemolekul. See koosneb siis vesinikust ja aatomist. Aga lähme nüüd harjutusülesande juurde. Liitaine või liitaine. Siin on siis 6 erinevat ainet pandud sulle. Proovi siis välja mõelda, millised on liitained, millised on liitained. Nii, kas mõtlesid välja? Vaatame üle. Hapniku üksikaatom, liitaine, hapnik õhus, liitaine, ainult hapnikuaatomitest koosnev molekul, osoon, liitaine, ainult hapniku aatomitest koosnev molekul. Siin on siis suhkrumolekul, selline oluliselt keerulisem ja nagu näha, koosneb see erinevatest aatomitest. Järelikult on liitaine, veemolekul, liitaine, sest koosneb jälle erinevatest aatomitest, vesinikust ja hapnikust. Ja siin on selline aine nagu väävel, tema molekuli mudel ja siin on näha siis teda nagu looduses, milline see väävlikristall välja näeb. Ja väävel koosneb siis ainult väävliaatomitest, mida on siis sellel mudelil 8 tükki. Minu molekulvalemisse on kirjutatud siis sellise väävlimolekulvalem, mis koosneb 2 aatomist. Nii. Nüüd liigu vihikus oma eelmise ülesande juurde. Vaata üle need kirjeldused ja tõmba joon alla või ring ümber siis nendele ainetele, mis on liitained. Kui sa nüüd ülesande õigesti tegid, siis sul on ära märgistatud 4 ainet. Ja need 4 ainet on vingugaas, koosneb erinevatest aatomitest, süsinik ja hapnik, vesi, erinevad aatomid, süsihappegaas, erinevad aatomid, süsinik ja vesinik, süsinik ja hapnik ja maagaas, süsinik ja vesinik. Liigume edasi siis. Veemolekuli kirjeldamine ja sõnade abil. Me oleme siin erinevaid molekule juba kirjeldanud ja kõik need on üsna pikad ja lohisevad. Ja kui me tahaksime nüüd neid samu kirjeldusi saata mõnele inimesele, kes valdab teist keelt, siis tema jaoks läheb keeruliseks, sest ta ei saa kõikidest nendest nimetustest aru. Sest eestikeelsed nimetused on ühesugused, ingliskeelsed teistsugused, rootsikeelsed kolmandad. Ja sellepärast, et oleks vähem kirjutada ja oleks ka rahvusvaheliselt arusaadav, siis kõikide ainete molekulide kirjeldamisel kasutatakse hoopis molekulvalemeid. Ja siin on näha nüüd veemolekulvalem. Molekulvalem koosneb siis sümbolitest H, O, mis näitavad, millistest aatomitest koosneb see aine ning lisaks sellele on iga sümboli juurde pandud indeks, mis ütleb, palju neid aatomeid seal molekulis on. Indeksit 1 ei märgita, ehk kui sa vaatad, et siin on kirjas hapnik ja siin ei ole juurde midagi märgitud, järelikult hapniku aatomeid on selles veemolekulis 1. Vesiniku aatomeid on veemolekulis 2. Ja seda nimetatakse molekulvalemiks ja selle abil siis kirjeldatakse molekuli koostist. Siin on siis näha erinevad molekulvalemid, mida me vaatasime siis üle-eelmises ülesandes ka juba. Ja siin on siis juba selle väävli molekulmudeli kohta juba õige molekulvalem kirjutatud. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 väävliaatomit. Hapnik 2 hapnikuaatomit. Osoon 3 aatomit. Hapnikku, vesi 2 vesinikku, 1 hapnik.
Suhkrus on siis juba 12 süsinikku, 22 vesinikku ja 11 hapnikuaatomit. Ja nüüd on sulle harjutus. Kirjutama eelmise ülesande juurde, kus sa kirjeldasid siin pildil olevaid aineid, nende molekulide koostist. Kirjuta nüüd need molekulvalemid. Võid video senikauaks pausile panna. Nii, ilmselt on need pausid tagasi ja vaatame siis, millised need molekulvalemid oleks. Vingugaas CO tekib siis, kui hapnikku pole piisavalt põlemisel. Väga ohtlik, lõhnatu ja mürgine gaas. Hapnik O2, see, mida me vajame hingamisel. Vesi H2O. Maagaas CH4. No nii, siinkohal võib-olla tekib sul küsimus, miks on CH4, mitte H4C. Seal on väga palju erinevaid reegleid, mille järgi neid valemeid kirjutatakse. Ja neid reegleid hakkad sa keemiatunnis õppima 8. klassis. Täna teeme selliseid harjutusi, kus õige järjekorra ütleme sulle ette. Lämmastik N2, süsihappegaas CO2. Aga lähme siit järgmiste harjutuste juurde. Nii, minul on siin üks tabel, kus esimeses tulbas on molekulide kirjeldused, et millistest aatomitest molekul koosneb. Viimases tulbas on kirjas, mis ainega tegemist on. Ja nüüd sinu ülesanne on oma vihikusse teha seesama tabel ja siia keskmisesse ossa kirjutad ilusti nende ainete molekulvalemi. Järgid siin kirjelduses seda sama järjekorda, nagu siia on pandud kirja. Kui sul see ülesanne on tehtud, siis tee sellest tabelist pilt ja postita siia samasse terasse kommentaari. Jõudu tööle!